Ja küllap seetõttu oligi nende religioon hästi eksalteeritult inimese keskne, deklareerides oma voli ja väge kõikide teiste olendite ja eluvormide, nii taimsete, loomsete kui üleloomulike suhtes. Jumal oli nendes religioonides alati ainuline, selline isakuju, ülim autoriteet, inimese näo järgi vermitud, käskiv ja karistav tant, kes nõuab endale ilma igasuguste tingimusteta allumist, kuid annab inimesele selle eest piiramatult ainulise voli ja võimu kogu ülejäänud looduse üle. Käsk ütleb, et tehke sugu ja saagu teid palju ja pange ennast teenima kõik puud ja pudulojused ja linnud, kes taeval ringi lendavad. Vallutage see maa, tehke see enda omaks ja vilja kandvaks ja sööge see paljaks. Kõik teised olendid sellise ideoloogia raames kuulutatakse tegelikult lindpriiks. Pärast seda konflikti taevaalusega, pärast paradiisist väljaajamist, mida näiteks Piibel kirjeldab oma esimestes peatükkides, ei vaadata enam kordagi tagasi. Selleks ülima õndsuse eesmärgiks vermitakse linn. Kas siis taevaline Jeruusalemm või Mekka või mingisugune teine linn. Hiljem öeldi see muinasjutu linna idee ümber progressiks, aga ka kõik progressi ikoonid tegelikult kujutavad endast ühel või teisel viisil hästi groteskselt vohavat linna. Nüüd sellistes monoteistlikes linnareligioonides aegruum venitati lineaarseks. Ma vist enne unustasin mainida, et põliskultuurides on aegruum kas selline tsükliline või kiikuv, igatahes sellel ei ole mitte kunagi sellist konkreetset algust ega lõppu ja puudub ka eraldusjoon loomisaja ja nüüdisaja vahel. See tähendab seda, et loomine toimub kogu aeg pidevalt ja loomises osalevad koostöös kõik olendid. Nii jumalikud, inimlikud, loomsed, taimsed, millised iganes. Ja igal hommikul ärgates me peame oma tegevusega või tegevusetusega pidevalt osalema maailma taasloomises, muidu see maailm lihtsalt lakkaks. Nüüd nende linnastunud monoteistlike ja administratiivse iseloomuga religioonides ehitati üles teistsugune ajatüüp. Venitati aegruum lineaarseks, see tähendab sirgeks. Telje ühte otsa pandi loomise aeg, millal Jumal maailma ehitas. No, ei ole tähtis ühel heal hetkel, kas see oli pärast veeuputust või 7. päeval või millal. Igatahes ühel heal hetkel sai maailm valmis. Pandi punkt, reeglid said kehtestatud ja kogu ülejäänud elu ja eksistents keskendus sellele, et vastavalt kehtestatud reeglitele siin maailmas elada. Ja need reeglid olid peamiselt seadusandliku ja majandusliku iseloomuga sanktsioonid. Nii Moosese kui Hammurabi käsulauad reguleerivad just nimelt ühiskondlikke suhteid, aga ainult ja üksnes inimeste vahelisi suhteid. Jumaliku autoriteedi toel normeeriti just nimelt neid ühiskondlikke tavasid ja pragmaatilisi ambitsioone, mis tärkavad siis, kui sellisel väikesel territooriumil
elab koos väga suur hulk inimesi ja nende huvid hakkavad lõikuma, põrkuma või kleepuma ja nende protsesside käigus võttis ühiskond endale äärmuslikult hierarhilise kuju. Ma arvan, et kaubanduse hõlbustamiseks, aga samuti, miks mitte ka kontrollimiseks, juurutati raha mõiste. Algselt see oli jumalikustatud valitseja, märkide või kujutisega väärismetall, hiljem siis samatüübiliste märkidega paberraha. Mida aeg edasi, seda järjest kahaneb raha materiaalne komponent, muutub üha virtuaalsemaks, üha semiootilisemaks, kuni praeguseks ta muutunud niisuguseks neljakandiliseks kapiks, mis plastmasskaardi abil inimesega suhtleb ja annab siis talle neid nõuandeid, soovitusi ja korraldusi selleks ja kõigiks järgmisteks päevadeks. Aga nüüd ma tahaksin Mihhail Lotmani kaudu tsiteerida Püha Augustinust. Universumis on 2 objekti, mis erinevad teistest põhimõtteliselt. Üks nendest on märk par excellence. See on sõna, logos. See on puhas märgilisus ilma mingi materiaalse komponendita. Ja teine on Jumal, kes on kõikide märkide lõpptähendus, kuid ei ole ühegi tähenduse jaoks märk. Ja sellega asi ei piirdu. Jumal ise on sõna, logos. Ta on A ja O, algus ja ots. Ta on minimaalne semiootilisus ja maksimaalne semiootilisus, mis langevad kokku ühes punktis, mis ongi nii universumi alg kui ka lõpp-punkt. Siinkohal ma pean nüüd vabandama. See on selline punkt, kus mul enam eriti ei meeldi kaasa mõelda. Minu jaoks kõlab see jumalik hüpersemioosis natukene kontekstuaalsuse kollapsi moodi. Minu jaoks on küllaltki arusaamatu, kuidas võib ühendada universumi algpunkti lõpp-punktiga, jättes vahepealt välja kõik teised olendid, kõik ülejäänud universumi komponendid, ilma rakendamata sellise tehte jaoks ülimat ülbust. Minu jaoks on tegemist üpris ninaka ja ühekülgse tehtega. Aga see selleks, see on minu seisukoht. Lähme tagasi sinna, kus Kain ja Aabel jagasid oma maid ja nomaadid oma karjadega käristasid läbi põliselanike põldude. Pikka aega, ja see pikk aeg tegelikult võib-olla ei ole nii pikk aeg planetaarselt, see vältas mõned aastatuhanded, elasid need 2 mõnes mõttes vastandlikku, mõnes mõttes võrreldavat kultuuri- ja religioonitüüpi. See on siis põlisrahva külakultuur ja nomaadlik linnakultuur paralleelselt ja kõrvuti ja tegelikult läbistikku. Migreerumine ühest mõtteskeemist teise leidis aset pidevalt. Monoteistlik administratiivreligioon kehtestas ennast peaasjalikult linnades, kus toodeti päris palju, samal ajal ei loodud peaaegu midagi, kuna peaaegu kõik ressursid, toorained ja energeetika tuli sisse vedada maalt, loodusest, külast. Niimoodi otsa-otsaga päris hästi kokku ei tule, siis harrastati röövmajandust külade riisumise ja maksustamise teel. Hiljem leiti selleks järjest tsiviliseeritumaid viise.